teatri tegemine on hästi hariv ja need küljed, mida inimesed saavad endas arendada teatri tegemise käigus, neid on hästi palju. Ei siin ega väljastpool meie piire ega mitte kuskil ei korda üldse mitte kedagi. Ja kuskilgi, jah. Härra Riigivanem, vabandust, paberid läksid sassi. See oli vabariigi aastapäeva kõne. Ai, aitäh. Lapsed. Te olete kõik minule nagu lapsed. Ja et huvitav, väga huvitav ja inimesed on, see on alati, mis mulle meeldinud harrastusteatrite puhul, et inimesed alati, kes seal on ja teevad, et nad on väga-väga asja juures ja innustatud ja tegelevad kõige muu ja alati on nii nagu siingi, et tuled alati laud on kaetud, keegi on ise küpsetanud ja kõik on nagu hästi organiseeritud ja inimesed on väga lahked ja nagu selline uudne ja valmis nagu väga avatud ja et selles suhtes, jah. Tema on siis meie kasvusõpetaja. Ahahaa! Vaadake härra Uus, mis ma tema asja pulgas leidsin. Vaata aga. Vastake. Teine oluline põhjus, miks me selle projekti käsile võtsime, on see, et käesoleva aastal möödub Virumaa Rahvaülikooli loomisest 90 aastat. Me soovime siis selle etendusega ühelt poolt teha head teatrit, teiselt poolt jutustada Rahvaülikooli lugu, tuua see meie kogukonna jaoks kuidagi paremini pildile, teadvustada seda, et meie kandis siin selline tore ja suhteliselt ainulaadne kool tegutses. Ja kolmas põhjus on siis ka see, et me tahame piirkonna kultuurielu rikastada. Me etendame vilistlastele ja härra riigivanemale meie endi rahvakooli lugu. Sellest, mis oli, sellest, mis on ja sellest, mis kindlasti tuleb. See on lihtne lugu. Raha kooli pidamiseks ei olnud, raha kooli pidamiseks ei ole ja raha kooli pidamiseks ei tule. Oleme Rüütlasel Malli on tähelepanuväärne teatritekst mitmes mõttes. Kohe esimesel lugemisel hakkas mulle tunduma, et see on nagu unenägu. See on unenägu, millest ei ole võimalik ärgata. Unenägu meist, meie elust, Kunda Rahvaülikoolist, Eestimaast. Ma loodan, et kogu see projekt mõjutab piirkonda veel kaua. Alguspunkt on juba käes, et ta on juba mõjutama hakanud ja ma loodan, et ka peale etendust see positiivne, mida meil kõigil sellest õppida on, kestab veel pikka aega. Väga huvitav projekt minu jaoks, et ka selline hariv. Ta on ikkagi ajaloolisel dokumentaalsel materjalil ja väga huvitav selline teistsugune vaheldus, ütleme kutselises teatris töötades. Sohi pojad, sohi isad, sohi ministrid, sohi president. Ja muidugi Malli kuju, kes ühest küljest on üks rahvakooli õpetajaid, aga teisest küljest sümboliseerib kogu Eesti rahvast. Meie teeme seda kõike vabatahtlikult, suure entusiasmiga ja me siiralt loodame, et meie projekt õnnestub. See on põnev väljakutse ja huvitav ülesanne nii mulle kui nägijale. Ja loomulikult tere tulemast teatrisse 5.–8. august Kunda mõisas, algusega kell 7 Maili Virumaa Rahvaülikooli teatrisse.